Kas sa käid mingi täiskohaga tööl kuskil või teed midagi kõrvalt või sa oled ikkagi täiskohaga räppar? Ei ole täiskohaga räppar. Ma täna olen poole kohaga tööl, kuna ma võtsin ennast poole koha peal, et vahepeal koolis käia. Aga mis tööd sa teed? IT-alaselt, IT-admin põhimõtteliselt. Aga praktiliselt ma olin täiskohaga tööl kuni eelmise aastani. Kõik terve selle aja, selle ajaga ma jõudsin ära teha vist paar albumit ja pool sellest või natukene peale, mis nüüd ilmus. Et eks enamus asju sa pead ikkagi tegema täiskohaga töö kõrvalt. Et võib-olla nagu keskmise Eesti muusikuna sul on ikka raske, on ju, aga kui sa mängid kuskil bändis pilli või teed keikabändi näiteks, siis ma arvan, on palju lihtsam läbi ajada kui sooloartistina, et sooloartistina Eestis leiba teenida nii-öelda, siis sa pead ikkagi olema suhteliselt A-lister. Ma ütleks, et hästi ära elada ja võib-olla endale mingisugust pagasit ka tekitada. Et laivide pealt tekitada endale seda sissetulekut, muu pealt enam ei tule, et plaadimüügid, sellist laadi asjad töötavad teatud sorti artistidele. Seal on mingisugune tundmatu loogika, et mõned artistid müüvad lihtsalt füüsiliselt paremini kui teised. Et eks ta on üks suur mäng nagu mingil määral, kuid soolona on nagu päris keeruline. Et kui ma lähen ja kaverdan Taukarit taala kuskil, siis ma võin teenida keikabändiga, aga kaua sa, ma ei tea, nende Kiroti lugudega nagu tiirutad seda ühte sama ringi läbi, et ja kes üldse kohale tuleb, on ju, et see on alati see suurema pildi küsimus nagu. Aga kas see kuidagi loominguliselt või sa ütlesid näiteks, et sa lähened loo kirjutamise hästi loogiliselt ja ma eeldan, et siis sa lähened kõigele suht loogiliselt, et kas see loogiliselt mõjutab ka kuidagi sinu loomingut, et ilmselgelt sa tahad ju, et see oleks edukas, et sul ikkagi nagu läheks hästi, ja paratamatult, ütleme, kui me võtame kõik sinu plaadi lood, siis iga inimene võib sealt mõne sellise välja valida, mis nagu raadios lendaks, ja mis ei lendaks, et seda kuulab siuke paadunum fänn võib-olla rohkem, et kas sa nagu mingeid lugusid ikkagi kirjutad ka selle jaoks, et need lendaks ja siis tänu sellele tõmbaks tähelepanu ka neile ülejäänud loomingule siis. Täpselt. Väga hästi hindasid olukorda. See on, ma arvan, et enamuste Eesti artistide puhul täpselt see sama asi. Et enamus meist, ma ei tea, kuidas seda isegi nimetada nagu. Mõni ütleks, et see on sell outimine, aga nagu see ei ole tegelikult, vaata. Sa pead, et Eestis hoomata nagu kõike mingil määral kogu turust on ju, või enda muusikat laiendada. Su lõppeesmärk on alati see, et sa teed enda südame muusikat, aga mis siis saab, kui su südame muusika jaoks on kuulajaskonda tegelikult juba lihtsalt meeletult vähe. Eestis on räpimaastikul haigelt häid talente, kes teevad, ütleme, väga alternatiivset hip-hopi ja neil on, ma ei tea, mingi ongi, ütleme, et sul on Spotify's mingi 1000 igakuist kuulajat enam vähem ja teed võib-olla ühe laivi aastas kuskil. Kuidas see väärt on seda, sa teedki seda nagu hobipõhiselt, aga kui need tüübid on talendikamad kui need vennad, kes välismaal sõidavad Porschedega ringi, siis see nagu kuidagi, need kaalukausid ei ole võrdsed, on ju, et ma arvan, et jah, Eestis nagu just selle sooloartisti teema peal, et seda edukalt teha, siis sa pead adapteeruma. Ja see ongi see adaptatsioon, et kui sa tahad jõuda ka raadiosse, siis see on fakt, et sa pead tegema raadiosõbralikku muusikat. Kui ma lähen nii-öelda fakke karjuma kuskile sinna, siis see ei juhtu, et see on... see on mingis mõttes nagu siuke suht külm analüüs on ju, et seda saab nimetada igat moodi, et kas see on sell outimine, aga siis tuleb vaadata, et kes nimetab seda sell outimiseks. Võib-olla see ongi see vend, kes... Tavaliselt need, kes ei saa aru asjast. Jah, et või siis see on jah nagu siuksel, ongi siuke maastikul adapteerumine on ju. Puhas nagu ellujäämise küsimus ja siis pikas plaanis ikkagi see, et sa teed ju nagunii asja, mis sulle meeldib, on ju, kui sa nagu konkreetselt sihid mõne siukse asja, mis sulle meeldib, teades on ju, tundes seda maastikku natuke, sa sihid on ju selle nii-öelda mainstreami, et see nagu lõpplahend on ju see, et sa saad nagu jätkata asja tegemist, mis sulle meeldib, on ju. Kui sa nagu hambad ristis surud, et ma tahan teha nagu underground stuffi, on ju, siis sa ikkagi pead jätkama täiskohaga tööl käimist. Truuheedlus ei tööta mitte kunagi nagu
kas just mitte kunagi, aga 99,9% juhtudel Eestis see lihtsalt ei toimi. Ja võib-olla see adaptatsioon ei ole ka see, et sa teed nüüd nagu raadiosõbralikku muusikat, vaid sa pakendad ennast sellisesse vormi, kus sa veel töötad iseendana ja sa teed seda siiani hästi, on ju, et ma vähemalt enda puhul tunnen seda, et mulle on see nagu lõbus katsumus, et mulle meeldib teha ka vahepeal sellist raadiosõbralikku nii-öelda popilaadsemat muusikat, aga ma teen seda läbi enda mahla. Et mu eesmärk on alati olnud see, et ma seisan välja enda vokaali ja hääle kasutusega ja enda manerismiga ja kui sa seda teed, siis vahet ei ole, mis žanri see on. Hip-hop kui selline või noh, ütleme, see ei ole enam hip-hop selles suhtes, aga räppimine siis. Sa võid ükskõik millele räppida. Ma võin seda teha mingi täiesti underground teema peale või ma võin seda teha poploo peale, ma võin country peale ka räppida teoreetiliselt. Et mulle meeldivad versatiilsed artistid ja mulle meeldib olla versatiilne artist. Aga jah, endana nii-öelda nagu põhiliistude juurde ei maksa nagu alati liiga hullult jääda. See ei arenda ka sind, vaata, et sul peab olema ikkagi avatud silmapaar ja see pead olema avatud erinevatele katsumustele. Eesti esu.